Ajujahi ettevõtluskonkursi 8 parimat meeskonda on viimase kuu jooksul tegelenud oma ideede võiduvääriliseks viimistlemisega. Nõuandeid, mida täpselt ja kuidas parandada, jagas neile vahefinaalis ka žürii. Kui ideeomanikud on väga kinni oma idees ja armastavad seda, see on hea, aga nüüd peab olema konkreetsem oma idee teostatavuse finantsanalüüsides ja ka turundusstrateegias, et kuidas oma väärtuspakkumine klientideni viia. Ja seda emotsiooni, mida nad siin meile saalis edasi annavad, peavad suutma tegelikult andma kõigile oma klientidele edasi, et kuidas see täpselt sünnib, et seda arusaame on finaalis vaja näha. See on meie esialgne plaan, mis me oleme koostanud. Kas meeskonnad on nõu kuulda võtnud ning finaaliks valmis? Ajujaht on selline programm, kus tuleb kogu aeg midagi teha, et nüüd vahefinaalist alates me olime nädalavahetusel kogu meeskonnaga koos ning tegime hästi palju parandusi oma leheküljele ning uuendusi. Ja loomulikult oleme rääkinud oma mentoritega ja ka Ajujahi tiimiga, et kuidas just seda lõpuesitluse slidishow'd veel paremaks teha, et ikka tulemus oleks parim. Alates sellest ajast oleme me tegelikult saanud juurde hästi tugeva tehnoloogiapartneri. Ja ühesõnaga me oleme nagu tunduvalt tugevamad, kui me olime kuu aega tagasi. Kuna kõik 20 finalisti olid tegelikult tugevad ja need 8, kes edasi pääsesid, on väga tugevad, siis eks kõik pingutavad ja kõik näevad vaeva ja kõik valmistuvad ette ja konkurents on ikka tugev. Selle aastaste ideede tugevust kinnitavad ka žürii liikmed. Kui me vaatame ajujahi ajalugu, siis tegelikult ju päris reaalseks suureks ideeks vist ei olegi midagi veel kasvanud. Ehk me loodame tõesti, et selle aasta saagist tuleb ka selliseid projekte, kes tõesti jõuavad maailmas väga kaugele. Milline meeskond aga jõuab kõige kaugemale ajujahi konkursil ja kuidas jaguneb auhinnafond, jääb žürii otsustada. Žürii liikmeteks on edukad Eesti ettevõtjad, kellel on ka varasem kogemus alustavate ettevõtete toetamisega. Ajujahi žürii on meil sel aastal 6-liikmeline. Mida me žüriilt ootame, on see, et nad oleksid kursis pidevalt jooksvalt nende äriideedega, projektidega, annaksid nõu, kuidas edasi liikuda järgmistes etappides ja annaksid oma hinnangu siis nende ideede kvaliteedile, nende ideede potentsiaalikusele ja teeksid lõpuks siis oma otsuse, kes on Ajujahis sel aastal parim. Võitja väljaselgitamist peavad žürii liikmed aga keeruliseks ülesandeks. Lõpliku otsuse tegemine finaalis saab kindlasti väga keeruline olevat. Et žürii liikmetel on selle pika protsessi jooksul välja kujunenud oma mõned personaalsed lemmikud, aga võib-olla ollakse nende suhtes ka seda nõudlikumad. Ja mida raskem on see otsus, seda suurem kinnitus on sellele, et see konkurss on tugev. Et kui me väga lihtsalt leiaksime need võitjad üles, siis järelikult üldine tase on nõrk. Nii et ma loodan, et see saab olema raske. Neil kõikidel ideedel on suur potentsiaal ja kõik sõltub, kui hästi nad suudavad finaalis žürii ära veenda, et just nende idee on väärt kõige rohkem toetust. Milliste ootustega lähevad meeskonnad finaalile vastu? Kõik, mis me oleme nagu ajujahis nagu selles mõttes tahtnud ja oodanud algul, oleme kätte saanud. Me ei uskunud, et me ütleme, nii kaugele siin jõuame, me oleme kõik siin kätte saanud, nüüd see oleks nagu väga hea boonus. Jah, me oleme finaaliks valmis ja oleme suhteliselt optimistlikud, et me arvame, et mingi raha me sealt kindlasti saame. Ega keegi meist selles programmis ei osale, lihtsalt osalemise rõõmusab pärast, kuigi see on ka kindlasti tore, et eks kõigil on omad lootused. Tähtis on kogemus ja tähtis on see, mis on see kogu võistlustsükkel andnud kogemuste, kontaktide ja kõige muu osas. Kelle ettevalmistused kannavad vilja ja millise idee potentsiaali hindab kõige enam žürii? See selgub juba sel neljapäeval.